ärikäik. Head kuulajad, te kuulete Ärikäigu 24. saadet, kus täna tuleb pikemalt juttu elektrist, täpsemalt taastuvenergiast, mis majanduse konkurentsivõimest rääkides on praegu kuum teema. Tänased saatejuhid on Marta Peril-Grauberg ja Gert Avasalu ning rõõm on tervitada stuudios meie tänast külalist. Tere tulemast Ärikäiku taastuvenergia tootja Sunly asutaja ja tegevjuht Priit Lepasepp. Tere ja aitäh kutsumast. Ehk siis päike, sun. Ja nii nagu Spotify või Lee on nagu jah, see on päikse, ütleme, ta on üks alavorm päikselisusest. Päiksest saab kõik alguse, et kui päikest poleks tuult ja palju muid asju, nii et päiksest saab kõik alguse, ka inimtegevus, et märkame hommikul päikse tõustes ja magama siis, kui päike loojub. Aga kust Sunly alguse sai? Ka päikesest ilmselgelt aastal 2019, aga kindlasti mitte ju tühja koha pealt. Mitte tühja koha pealt, et päikseenergeetika oli nagu trendina oli näha juba 2010. aastast kuskil, et päikseenergeetika tuleb. Ja nagu alati uute tehnoloogiatega, et kui sa oled keskendunud, olime siis tollel ajal keskendunud tuuleenergeetikale, et kui sa oled keskendunud ühele asjale, siis sa kuidagi alahindad neid trende, mis su kõrvalt tuleb. Ja peab ütlema, et siis kuskil 2018 aastal hakkas esimest korda tulema nagu radarisse seda, et võiks ju sellises kohas nagu Eestiga päikseenergeetikat teha. Aga veel siis oli nii-öelda, ütleme, need Excelid näitasid suhteliselt oportunistlikult, et veel ei ole õige aeg. Aga väga huvitav oli see trend ikkagi, et väga kiiresti see muutus. Et tehnoloogia odavnemine oli ikkagi kordades vähenemas ja siis 2019, kui nii-öelda Sunly alguse sai, siis teatud detailide tõttu oli juhtival tiimil või founderitel siis konkurentsipiirang ja see tuli teatud tehingutest, mis varem sai tehtud ja me ei saanud Baltikumis tuuleenergeetikaga tegeleda. Ja esimene asi, millega sa tegeleda saad, leiad siis alternatiivse lahenduse. Ja siis esimese asjana oli päikseenergeetika ja siis teise asjana oli ka see, et Poolas olid just avanenud oksjonid ja me sattusime kuidagi täiesti juhuste kokkulangemise teel Poola. Juhuse on ka elus ei ole ikka midagi, et on ütlemine, et selleks, et lotoga ka võita, et selleks peab lotopileti ostma. Et me siis otsisime uusi turge ja Poola oli siis üks nendest turgudest, mille meie arvutuse järgi, et kõige suurem energiasektori või elektrisektori asendusmäär taastuvenergiasse on Euroopas kõige suurem. Ta on üsna lähedal turg meile. Et me saime alguse kohe niimoodi, et meil oli 3 kontorit või alguses 2, et Eesti ja Leedu ja siis tuli Läti järgi üsna kiiresti ja siis me läksime Poola ja sattusime Krakovisse. Aga niisugune kujunemise käigus, et kui väga kokkutöötav tiim alustab, siis võib juhtudagi selline kasv, et see on ka nagu startupide maailmast üldse, et tegelikult väga hea tiim, kes on kokku töötanud ja on seda edukalt teinud, võib ka teha hästi kiire kasvu ka sellises sektoris nagu energeetika ja elektrijaamade planeerimine ja ehitamine, et Sunly on hea näide sellest. Ja te võtsite ikkagi koduturuna ju kohe algusest peale kogu Baltikumi? Jah, sellepärast, et me olime kohal enne kogu Baltikumis ja tegelikult trendidena oli niimoodi, et Eesti siis nullindatel 2005-2004 taastuvenergia segmendis siis puidu põletamine ja tuuleenergeetika olid need valdkonnad, mis hakkasid nagu trendima ja puidu põletamisega Sunly eelkäija siis Neljaenergia ei tegelenud, vaid tegeles biogaasijaamade ja peamine käibeallikas, tuluallikas oli ikkagi tuuleenergeetika, siis seal me alustasime ja see on kuidagi loogilise protsessina läinud. Poola oli see esimene suurem asi. Mis te esimesena Eestis ära tegite? Esimesena Eestis, ma arvan, et üks kõige olulisemaid asju oli see nüüd Sunlyga, mida me esimese asjana ära tegime, oli ikkagi see, et energeetikas on üks oluline asi või üks oluline kolmik on, et sul peab olema maa, sul peavad olema raha ja sul peavad olema inimesed. Ja raha peab sul olema ikka nagu kolossaalselt palju, et iga
ütleme siis tuulemegavatt maismaal, nii-öelda 1 megavati kohta on investeeringu kuskil 1,3 kuni 1,6 miljonit eurot. Üks tuulik on täna niisugune 6 megavatine ja kui me kujutame ette, neid on 20 tükki, et siis sa saad nagu sellise väga tugeva investeeringu kuhugi valda. Et ma ei tea, kui siin uudistes räägitakse Risti tuulepargist või kuskilt sellest, siis korrutada number 25, siis sa saad väga nagu konkreetselt, et justkui nagu ühte valda on võimalik, et läheb nüüd 200 miljonit investeeringut. Et see ongi nagu taastuvenergias hästi nagu oluline aspekt. Ja üks teine teema, mis energeetikas oli üsna nii-öelda imelik trend, varasemast oli ikkagi see, et energiafirmades energeetikaga hakkasid tegelema aina rohkem juristid ja finantsistid, mis on muidugi naljakas, sest ma ise olen ka jurist oma taustalt hariduse mõttes, aga inseneride perekonnast pärit, aga eraldi nagu õppinud ei ole. Ja see näitas aina rohkem, et on vaja nagu inimesi, kes oskaksid seda raha ka midagi teha selles segmendis, aga üks oluline asi oli maa. Ja meie olime need, kes esimestena alustasid siis suurmaaomanikega Baltikumis koostööd ja me siis ehitasime endale kaardirakenduse, mille eesmärk oli põhimõtteliselt siis oma kogemuslikult panna kaardile nii-öelda 2D formaadis kihid peale ja siis leida need kohad, kus kohas meie arvame, et on kõige tõenäolisem, et on kõige vähem nimbit, selliseid aspekte, kus on tuult, kus on maapinda, kõik kaardikihid üksteise peale, et kogud selle kaardikihid kokku ja siis vaatad, kes on need maaomanikud, et need andmed on ju kõik avalikud ja siis läksime ja sõlmisime maaomanikega kokkuleppeid, et teeme teie maal koos. Et meie lugu oli ikkagi see, et me arvasime, et energeetikas on toimumas selline tööstusrevolutsioon, mis tegelikult ka on, et järgmine 10 aastat energeetikas tuleb vahetada vana tootmine välja uue vastu ja saada on hetkel nagu valikus. Tollel momendil oli gaas, tuuleenergeetika, päikseenergeetika, mis me nägime trendina, et võib-olla on akud ka tulemas, aga siis pumphüdrosalvestus ja need on lihtsalt need kaubad, millega me saame seda vana energeetikat asendada, et mida sa saad minna kohe poest ostma. Ja siis Eestis ma arvan, et kõige olulisem oli see, et me lükkasime ikkagi lahti väga suure arenduslaine. Ja me olime üks nendest, kes käis ja avalikult rääkis sellest ringi, et kuulge, et kui me soovime seda pööret teha, siis kõigepealt peavad olema need planeeringud tehtud. Et Eestis ma arvan, see kõige tugevam aspekt on see, et kui me täna räägime, et maismaal kokku, ma arvan, on niisugune 6 gigavatti projektide arendusi 10 aasta peale, siis kui me räägime 2018. aastast, siis oli meil üksikuid projekte, mida me saaks ehitada või isegi mis oli planeerimises. Et meil oli näiteks, toon näite, mida täna ehitatakse Tootsi tuulepark ja see oli Põlendmaa tuulepark Saarde vallas, mille Utilitas ehitas ja siis meil on Sõnajalgadel tuuleparke, mis on veel nagu ehitamata, aga nendest numbriliselt ei piisa, et asendada seda eelmist tootmist. Et ma arvan, see Eesti loogikas on ikkagi see, et me panime aluse sellisele revolutsioonile, mille tagajärjel täna ma võin öelda, et meil on väga tugevad sellist 6-7 konkurenti maismaal, mis paneb mind uskuma, et see nii-öelda trend või lubadus Eesti riigis, et taastuvenergia 100-20-30, et see tehakse ära. Et aga 2030 ei ole sugugi kaugel, et Elering ka just äsja teatas oma varustuskindluse aruannet tutvustades, et nii palju kui praegu ei ole kunagi taastuvenergia tootjaid tahtmas liituda Eesti võrguga. Et kuidas see süsteem teie hinnangul hetkel praegu toimib ja kas seal saaks nagu midagi teha paremaks? Ma arvan, ma olen aastaid rääkinud sellest, mida võiks teha veel paremaks ja mina eelistan alati seda, et ühiskonnana me vaataksime just seda, et esimene asi, mis takistajaks on regulatsioon ja nendest regulatsiooni puudujääkidest tuleb nagu mööda saada. Ma arvan, et Ukraina sõda või Venemaa sõda Ukrainas selle nagu trendi nagu muutis, et aja mõttes inimesed saavad aru aja kriitilisusest, aga ma arvan, meil on väga palju nagu võimalusi veel, et meil on ikkagi, esiteks meil on oma riik, meil täna on Elering, Eleringil on oma võrgud ja näiteks kas või teha seda loogikat, et kui vaadata, et milline see võrk on ja millised tootmisseadmed seal on ja kuidas arvutatakse matemaatiliselt ja füüsikaliselt, kuidas nagu uued liitujad liituda saavad, et kas või selle trendis teatud muudatuste tegemine.
ikkagi läbi riske kaaludes oleks võimalik ikkagi Eestisse liita veel nagu taastuvenergiat enne, kui me peame veel rohkem metalli ostma ja seda kõike nii-öelda ühiskonnana kinni maksma. Et noh, Eestis ju toimib see asi väga konkreetselt nii, et tootja maksab 100% liitumise kulu ja meie ühiskonnana peame seda hiljem üleval. Et nii kaua, kui ta siis pingestatud on, nii kaua siis selle hooldamise eest küsitakse meilt raha. Ja seda me tajume kõik siis oma nii-öelda elektriarvetel. Et Eleringi tasud ka on seal kuidagi sarvedega paistavad välja kuskilt nurga tagant. Nii et ma arvan, et see aspekt, et liikuda odavamalt kallimale lahendusele ajas ja ka nii-öelda riigi poolt vaadatuna, et teeks need muudatused ära, mis nagu regulatsiooni ja siis sellist, kuidas teatud aspekte arvutatakse või tehakse, et teeks need asjad enne ära ja siis vaataks, et mida me veel tegema peame. Et see on hästi kaine lähenemine ja ma arvan, et iga ettevõtja oma ettevõttes ise vaatab ka asju ikkagi nagu selle aspekti läbi, et miks me siis riigina ei peaks seda nagu niimoodi tegema. Et seal on väga palju näiteid, et kui võtta muidugi nagu kogu see maht, mida me soovime või mis soovime. Taastuvenergia 100 tähendab seda, et umbes 3 gigavatti maismaa tuult tuleb juurde ehitada tänasest seisust. Noh, jällegi 3 gigavatti on 3000 megavatti, jagame selle 6,5-ga saame tuulikute arvu kokku maismaale. Ühe näitena. Et need numbrid on nagu, ongi sellised ja see ülesanne ongi nii keeruline, et see on nii palju tahke, aga täna mina ütleks küll, et kui me võrdleme kõikide turgude peale kokku, siis ma arvan, et Eestis ei ole asjad halvasti. Et me tahame kogu aeg mõelda, et meil on kõige halvemini, aga tegelikult ei ole. Menetlustega tegelikult liigutakse edasi maismaal. Ja ma arvan, päeva lõpuks me ikkagi näeme seda, et me suudame selle kõik nagu ära asendada ja ka mõistlikult asendada, et kui jõutakse ikkagi kätte, et keegi tuleb sellise mõtte peale, et näiteks ehitame põhivõrgu 2 korda suuremaks, et ma arvan, me ei jõua sinna, et Excel, ühiskond, valimised või kuskilt läbi nii-öelda muu aspekti me jõuame selleni, et keegi ütleb, et ei. Ja noh, aga niimoodi ta peaks ka olema. Ja siin muidugi eeldaks, et näiteks nagu päikesepargi arendustel on seda NIMBY aspekti, et keegi ei hakka kaklema nagu, et kas minu naabrusesse võib see tulla. Et see on ilmselt oluliselt väiksem kui tuulepargil, aga kumb meil praegu siin suurem takistus on? Kas see, et meie jaotusvõrk ei vea välja neid kõiki arendatavaid päikseparke, tuuleparke või siis ikkagi see mingi NIMBY, et mida keegi kuskil kõrval maaomanik trügib? Ma ei oskagi sellele küsimusele selle tõttu vastata, et see on nii mitmetahuline. Et ma arvan, et mis on mõistlik, on see, et me kodumajapidamistes näitena, et kui me räägime jaotusvõrgust, me liigume selleni, et ikkagi kui me uut maja planeerime või renoveerimise peale mõtleme, et siis päiksepaneelid oleks seal olemas oma tarbimise katteks. Me mõtleme natuke selle peale, et näiteks, et paneme sinna mõned akud juurde, et me võib-olla ei taha kogu aeg, et võrk meil olemas oleks, et just see võrgu nii-öelda avariiluses on küsimus maapiirkondades eriti. Et me hakkame samm-sammult minema sellega ja siis sealt, kui me läheme siis sellest jaotusvõrgu piirkonnast välja, siis on ju jaotusvõrgul on ka füüsilised piirkonnad, mis liituvad eri kohtades põhivõrguga ja siis me saame rääkida sellest jaotusvõrgu piirkonna probleemist ja sealt edasi me saame rääkida põhivõrgu nii-öelda probleemidest. Et ütleme, jaotusvõrguga on niimena, et seal on limiit, et kui suurt päikseparki sa sinna liita saad füüsiliselt puhtalt, sest et seda alajaama suurused, pinged, kõik muud asjad. Detailid siis, meie turu detailid. Aga kui võtta siis põhivõrgus, siis rääkides tuuleparkides ja päikseparkidest, see on läbisegi. Ma arvan, et päikseparkide arendused on olnud Eestis nagu edukad selle tõttu, et regulatsiooni ei ole. Et väga suured päiksepargid on saanud tulla, kui me räägime nüüd, ärme toodangust räägi, aga räägime võimsustest, siis ütleme, meil on ikkagi suutatud teha nagu ehitusloani projekte, mis on mitukümmend või mitusada megavatti päikses. Aga meil see tuules näiteks on olnud see statistika 6-7 aastat. Ja ma arvan, et see ei ole nagu, see lihtsalt näitab, milline regulatsioon meil on, et milliseid tegevusi peab üks arendaja läbi viima, et kuidas on see võimalik, et siis päiksepargi puhul võtab see aega nagu 6 kuud kuni 12 kuud ja teisel protsessis võtab see aega lihtsalt selle tõttu, et on gabariitidelt kõrgem ja käib ringi, et üks liikuv osa on. Või labad liiguvad ka veel seal küljes, aga ütleme, et selle aspekti tõttu
on seda palju keerulisem teha menetluslikult. Ja siis sinna otsa ma ütleks, täna on olukord Eestis ikkagi nagu pooleks, et mina tajun seda, et on väga paljudes kohtades tekkinud see trend, et inimesed ikkagi ühiskonnas või ühiskond saab aru, et meil on vaja kuidagi selle kas siis Vene karuga võidelda või kliimateemadega võidelda ja et see, et nad tahavad sinna panustada ja nad tahavad sellest panusest kuidagi kasu saada ja erinevaid kogukondi on, et ei saa öelda niimoodi, et näiteks Eestis on suur nimbi probleem, et see on üks lihtsustus, mida me tahame siin nagu ka teha, et saaks vähem sellest teemast rääkida. Aga fakt on see, et Eestis on väga tugevaid kogukondi, kes ka ise arendavad, vallad näiteks, kes ise arendavad endale tuulepargialase, on kogukonna liikmeid, kes on naabrid, on kokku saanud ise tuulepargi, mis on, ma ei tea, võib-olla üks suuremaid Eestis on ju, et neid näiteid on ka seal ja kui sa küsid mu käest, mis aspektid on, mina arvan, et peamine on igal pool üks, et nagu selline eestlaslik kadedus tuleb välja, et sa nagu näed tuulikut ja siis see häirib sind, et see tuletab sulle kogu aeg meelde, et keegi teenib raha. Päiksepargiga on täpselt samamoodi ja siis sinna külge on liidetud siis erinevaid argumente, mis tulenevad siis sellest, et kas keegi peab vaateid oluliseks, sest et tuulepargi puhul on kindlasti see, et ta muudab sinu elukeskkonda selle läbi, et su vaated, mida sa oled harjunud nautima, see muutub. Päiksepargiga on natuke keerulisem, et kui ta kuskil metsa taga on, siis sul läheb isegi meelest ära, et ta seal metsa taga on. Et neid detaile on hästi palju, mis mõjutavad seda nimbi aspekti. Aga et kui keegi tahab öelda, et meil maismaal on nagu probleem, kas siis, ma ei tea, ornitoloogide vaatest või looduskaitsjate vaatest või üldse looduskaitse aspektidest võetuna või naabrite õigustest võetuna, siis ma arvan, see laine hakkab liikuma ja neid projekte tuleb ja ka need kohad, kus kohas on mingiseid probleeme, siis kas need projektid tulevad vähendatud kujul või nad tulevad hiljem, aga nad saavad vähemalt nagu paberil valmis arendatud. Teie majandusaasta aruandest võib lugeda, et 94% Sunly tuuleenergia arendustest on ühisettevõtted maaomanikega, et ei ehita sinna parke, kuhu neid ei taheta. Et kuidas te seda koostööd loote, et ja sellist nagu soovi neid tuuleparke enda juurde meelitada tekitada? Kõige üldisemalt saab öelda selle kohta, et see on mõistmine. Me oleme olnud selle juures, et Eestis oleks üldse kogukondade juures näiteks siis mittetulundusühingud, kes saavad tuuleparkidelt raha selleks, et kohalikku kogukonda toetada. See mudel on nagu nii vana, et see pärineb kuskil 2007. aastast ja natuke hilisemast. Siis me oleme kaasa rääkinud sellel teemal, et tuulepargi vahetult ümbruses olevad inimesed, kes siis ütleme niimoodi, et kui me räägime liikuvatest osadest, me räägime ka tegelikult mürast. Et müra aspekt on tuulepargi puhul vahetult seal ümbruses elavatel inimestel kõige nagu suurem probleem ja et nemad peaks saama päriselt kompenseeritud. Et mida lähemal sul tuulik on su nii-öelda kodule elamisele, seda suurem peaks see kompensatsioon olema. Ja teise asjana on sinna otsa, mis on nagu ekstra, on see, et kuidas võimestada neid inimesi, kes on positiivselt meelestatud, aga kellel ei ole aega tulla positiivset sõna välja ütlema. Ma arvan, et näiteks see nimbi funktsioonis on see, et mis võimestab meid. Et alati võimestab näiteks negatiivne uudis lihtsalt läbi selle, et näiteks minu naabrusesse tulevad tuulikud ja mulle need tuulikud ei meeldi, siis küll ma leian selle aja, et minna avalikule koosolekule ja öelda välja, et mulle see ei meeldi. Aga kui mul on neutraalne või positiivne aspekt, siis ma samal ajal leian 10 muud põhjust. Kas minna reisile, kas minna tööle või midagi muud teha. Ja see küsimus ongi, et kuidas teha siis inimestele selgeks ja näidata, et see on ka nende oma ja kuidas siis panustada ekstra siis sinna kogukonda. Ja see ekstra panustamine on ka niisugune küsimus, et kui me kogukondadega tegelikult täna räägime, siis üks asi on, et kuidas inimlikult ära elada on esimene aspekt. Ja see inimlik äraelamine on, alati me mõtleme sellele, et see on otseselt seotud rahaga ja raha saab ju inimestel lihtsalt kontole kanda. Aga tegelikult inimesed näiteks tahaks seda tunnet, et selle palgaga, mida ma teen, see mõte, see töö, mida me igapäevaselt teeme, see toob mulle lauale teatud koguse sissetulekut ja ma tahaks selle raha eest kuidagi niimoodi ära elada, nagu ma tahan. Ütleme siis kõige lihtsamalt väärikalt. Ja kui seda mõista, seda probleemi, siis ja lahendada neid probleeme ja mitte hakata kaugelt ütlema, et kuule, me anname teile raha,
siis ma võin öelda, et kui sul elekter ära on, siis selle rahaga ei ole sul midagi teha, see on ka pangas, mille sa saad ligi internetipanga kaudu, et see mõistmine just on nagu vajalik, et kuni sinnamaani välja, et et sa võitled selle eest, et raamatukogus ei sulgetaks, et kui üritad kulusi alla tuua ja sa lähed inimlikult sinna tasandile ja mõistad seda kogukonna muret, et see ei ole see mure, et esimene asjana keegi ütle sulle, et ta tahab raha saada. Ta tahaks näiteks võimalust, et kui ta elab kuskil, et ta saaks poodi minna osta midagi. Et siin sellisest igapäevastest vajadustest ja soovidest rääkides, et nii kui tuleb külm talv, on ju, hakkavad puud kukkuma elektriliinide peale ja on nagu paljudes kohtades on niimoodi, et paar nädalat sul elektrit ei olegi. Et nagu mis siin need vajakajäämised on ja millal selline asi lõpeb, Ma võin öelda, et tegelikult sellises maailmas, kus kohas meie kõikide sissetulekud suurenevad, ei saagi see lõppeda. Et see olukord läheb, ma ütlen, aina hullemaks ja miks ta läheb hullemaks on see, et kui me vaatame, kus kohas meil inimesed elavad ja kus kohas on nende elukohad alles jäänud, kus kohas nad varasemalt elasid, olgu see maakodud või kui me ise mõtleme oma perekondade peale, et siis kus meie vanavanemad elavad ja kus meie täna elame või kus meie vanemad isegi elavad, et kas need on samad kohad, siis me oleme ehitanud üles mingi süsteemi, mis teenindas meid mingi aeg tagasi ja täna, kui me elame linnas, siis me põhimõtteliselt maksame ju tegelikult linna inimestena kinni seda elu või elades linnas õigemini on, niimoodi on parem öelda. Elades linnas me maksame kinni seda, et Hiiumaal oleks ka elekter või Saaremaal oleks elekter. Ja see ongi see küsimus, et okei, et kas me peaksime seda rahastama niimoodi, et me alustame Narvast ja tõmbame Hiiumaale või me mõtleme mingisugused muid lahendusi välja. Sest et ega võrgu poole pealt ka, et mida sa valmis ehitad, seda suure tõenäosusega teed seda laenu eest ühiskonnana ja kellegile sa pead seda laenu maksma. Ja ongi küsimus, et miks seda üleval pidada. Et kas sa nagu aksepteerid seda näiteks, et mingi osa aeg sul elektrit ei ole, siis oleks see ühiskonnana meile kõigile odavam ja siis näiteks saad endale osta sinna aku või isegi kui me räägime nagu seal lahendustest, et on erinevaid generaatorid, mis töötavad erinevate kütustega. Et kui me suudaksime seda nagu inimestele niimoodi selgeks teha, sest et inimesed nagu soovivad, et igal pool oleks elekter kogu aeg olemas. Aga seda on natuke raskem saavutada kui näiteks mobiilileviga. Et mobiililevi saab igale poole tagada peaaegu, aga elektriga on natuke teistmoodi. Et ma arvan, et see aeg me võime loota, aga ilma võrgutasude tõusuta seda ära ei tee. Et kogu ahelas ikkagi kulud on ainult suuremaks, kas olgu see siis inflatsioon või palgatõusud või materjali kulu. Et nendel piirkondadel peaks olema mingine väljumise võimalus ja kusjuures see võib olla teatud kohtades mõlemale poolele kasulik see väljumine. Toome Saaremaa näite, et Saaremaa väga pikk katkestus, et kas sa valiksid pigem sellise lahenduse, kui sul nädal aega on katkestust või sa valiksid lahenduse, kus kohas sul küll nädal aega on võrk läinud, aga näiteks igal päeval sa saad näiteks 4 või 6 tundi saad ikkagi elektrit. Kumb lahendus on parem? Ma arvan, kõik on nagu see, et kui sa tahad näiteks joogivett saada puurkaevust või kus iganes, siis see lahendus on tegelikult parem, kus kohas iga päev on natuke elektrit olemas. Ja sellised lahendused täna võivad viia nagu sinna, et see just see sama teema, et millist võrku me soovime ja millist toodet me sealt ka soovime, et see on väga palju sellest kinni. Energeetikas üritatakse tagada alati sellist momenti, et enamus ajast on ta kogu aeg nagu olemas. Ja see on enamasti protsentuaalselt alati üle 100% ja see iga protsent, mis üle 100% on või isegi 100% lähedal on väga palju kallim kui 90%-ni. Et need kõik aspektid on, mida tegelikult nagu peab kaaluma, kui mõelda selle, et ma tahan, et mul oleks elekter kogu aeg olemas. Selle tahtmise tagajärjel tõuseb võrgutasuga siin, kus meie nagu stuudios praegu oleme, kui ka Kadriorg või Tartu või Pärnu või kus iganes. Kindlasti on raske inimesele selgeks teha maainimesele, et kas Eesti on niivõrd suur riik nagu selles suhtes, et meil tõesti tootmisvõimekus, nagu vanad tootmisvõimekused on ühes riigi otsas, see on nagu võib-olla probleem. Aga kas me oleme nii suured, et me tõesti suudagi siis tagada seda jaotusvõimekust igasse riigi otsa?
kuidas näiteks Soomes sellega olukord on, võib-olla on Soome hea võrdlus, ma ei teagi, mis teine riik võiks hea võrdlus olla? Soome on hea võrdlus, aga Soomel on täpselt see sama loogika, et kui me räägime avariidest, siis seal ongi nõuded on teistsugused. Et kui sa alustad nagu ühelt pidi inimestele kommenteerimist, et võibki juhtuda niimoodi, et iga 3 aasta tagant on olukord, kus kohas näiteks 2 nädalat elektrit ei ole, siis see on hoopis teise kuluga asi, et ütleme, kui ise ka mõelda, et näiteks mingi asi läheks siin ruumis katki, et asja parandamine ja kui neid on palju, siis see on suhtarv, et kui sul on sama palju inimesi kogu aeg ja siis nad hakkavad seda parandama, ja siis sa pead mõtlema, millist avariitiimi sa näiteks endal tööl hoiad või kui suur seltskond see on, et see on lihtsalt füüsilise probleemi lahendamine, et kõigepealt paneme ootused ühiselt paika ja siis lahendame ta teistpidi ära, et kuidas me seda teeme. Ja ma arvan, läbi sellise lähenemise, et me paneks ühiskonnana paika näiteks, mis me ootused on võrguettevõttele, see oleks hoopis teistpidisugune süsteem, et ma arvan, et me seal on väga palju mõelda veel, et muidu see läheb hästi palju kallimaks maksma, et kui me üritame seda süsteemi teha paremaks ja paremaks ja paremaks ja just sama loogikaga, et see süsteem pärineb ajast, kus kohas elektrit toodeti Narvas, siis viidi üle kogu riigi versus see, et me teame, et ajaenergeetika tuleb, tootmist tuleb igale poole Eestisse juurde, salvestust tuleb juurde igale poole üle Eesti, sünkroonkompensaatorid on erinevates kohtades Eestis, kõik süsteemi nagu osad on juba viidud nagu sealt nagu laiali üle riigi, siis tähendab ka seda, et võrk peab muutuma, et see ei saa olla samade arvutusloogikate alusel ei saa arvutada tema teenustasu, kõik sellised asjad ka, aga sellele eelneb ka üks osa, et kommunikatsiooni ootused, millist võrku me soovime. See on väga erinev näiteks, kui sa ütled, et sa ei talu üldse katkestusi või sa talud paar päeva aastas või sa talud näiteks 2 nädalat aastas. Täiesti teine maailm, matemaatiliselt, füüsiliselt. Aga rääkides nüüd Sunly tänasest päevast, mis on sellised kõige ambitsioonikamad projektid, mis teil hetkel käsil on? Et eelmisel nädalal tuli teade, et Lätti hakkate ehitama 6 erineva võimsusega päikeseparki. Mis veel? Ma arvan, et meie jaoks järgmine aasta ongi kõige suurem väljakutse aasta, et meil on täna ehitusse minevate projektide megavatid kokku 1000 megavatti järgmine aasta, et kui mõelda, et palju on sellised ettevõtted, kes alustavad ühel aastal sellise mahu ehitamist, siis see on üks crazy projekt ja õnneks on meil nagu Poola, mis on nagu ütleme, et kui 2030. aastaks on Poolas on elektrituru maht on kuskil 300 teravatt-tundi ja Baltikumis on see 36 teravatt-tundi kokku 3 riigi peale. Et siis Baltikumis on neid probleeme oluliselt rohkem uute projektide tulekul, olgu see siis finantseerimine, olgu see, et kui palju ülikoolist tuleb insenere üldse ja elektriinsenere, et me hakkame tegema meeletult siis füüsilist muudatust, mida me ühiskonnana peame tegema, aga meil ei ole ettevalmistust üldse. Et need lood sellest, kuidas kunagi, ma ei tea, näiteks IT College või siis tänaseks nagu Jõhvi koodikool on alguse saanud. Me räägime energeetikas sellest, et elektriinseneride kui palju on lõpetajad magistriõppes, me räägime 10 inimestest ja me räägime nagu tehnilise probleemist üle saamiseks, et Sunlys on täna see, et me oleme kasvanud sellise suurusega ettevõtteks, kes arvab, et ta suudab järgmine aasta hakata ehitama siis kuskil kindlasti niimoodi 300–500 megavati vahele. Järgmine küsimus on see, et mis teevad nagu finantsasutused seal nende numbritega, sest et meil on teatud piiratud kogus panku, nendel on omal piiratud kogus ressursse, nimetame siis olgu ta riskidest tulenevalt või päriselt ka. Ja see neid challenge'ite arv on meil hästi suur, aga me loodame, et kuna me oleme üles ehitanud endale sellise struktuuri, kus kohas meil on väga tugev finantstiim, väga tugev tehniline tiim ja siis seda erinevatel tasanditel, ma mõtlen raha kaasamise mõttes nii emaettevõtte tasandil, projektide finantseerimise mõttes, nagu siis projekti tasandil, et me suudame selle kaudu siis sellise hästi suure pöörde ära teha. Aga see ei ole nagu lihtne harjutus, et see ei ole nagu selles mõttes startup ehitus, et ma samal ajal hakkan ehitama 4 riiki siis 2 Auvere suurust võimsust, et see on umbes selline harjutus, et see ka kõik ei toimu ühel platsil koos, et ta oleks lihtsam, kui ta oleks ühel platsil koos, aga ta ei ole.
ja see ongi kõige suurem nagu challenge meile, et me täna juba ehitame, meil on täna juba projektid töös, me võtame projekte vastu, me finantseerime uusi projekte, nii et samal ajal nagu me oleme suutnud saavutada selle, et iga aasta me oleme ka eelmise aastaga võrreldes ehitusse pannud 2 korda rohkem võimsusi, kui meil oli. Et meil selline hästi tugev nagu roteerumine läheb, et Sunly eesmärk on 27. aastaks saavutada olukord, kus kohas meil on ready to build staadium või siis öelda valmis ehitamiseks staadium on 4,6 gigavatti. Selleks kõigeks me arendame täna kuskil 27 gigavatti, et siis tõenäosustega jõuda 4,6-ni. Mõni osa nendest projektidest seal vahepeal me võime just selle sooviga, et ehitada 4,6 müüa oma koostööpartneritele näiteks, aga loogika on selles, et me ehitame ettevõtted, mis on 4,6 gigavatti ja see on meeletu harjutus. Et kui võtta meie konkurendid, siis meie konkurentidel on kõigil niisugused gigavattmahud. Ma mõtlen siis 1 või 2 või, aga me üritame saavutada seda, et me oleme õige pea sellises olukorras, et kuskil 25 aastal on see equity vajadus või omakapitali vajadus ikkagi kuskil 2 miljardi juures. Nüüd me oleme alles kaasanud 287 miljardit equity'na, nii et saate aru, mis selle nagu harjutuse kogu maht on erinevates frontides. Et mõnes kohas läheb see kuskile ülikoolini välja või ülikooli programmini, et kas need inimesed on mul päriselt nagu olemas, et igas aspektis on natuke. No aga siis on sellist julgust ja jõudu ja usku ikkagi nagu korralikult, Aga kui sa mõtled selle peale, et meil töötab nii-öelda siis meie põhiäri suunal peal töötab peaaegu 200 inimest. Alati meil ka konkurendid küsivad, miks meil nagu nii palju ettevõtted on, aga me oleme 4 riigis, meie peakontor on Tallinnas. Ja peakontor katab siis neid kõige olulisemaid aspekte. Et siis jah, eks see on ka huvitav on see, et me oleme suutnud veenda, et neid ära, et see nii on. Me oleme suutnud oma investoreid ära veenda, et eelmises ringis meile tuli ju nii-öelda Mirova juhitud siis nii-öelda selline finantsfond tuli meile sisse, kelle vaade oli täpselt just selline, et nad hindasid meid kui tiimi, nad hindasid seda, mida me oleme teinud, kuidas me teeme, selle sooviga nemad tulid sisse ja siis tuli selle sama ringiga tuli sisse ka EBRD tegelikult, nad lihtsalt nagu tulid nii-öelda jõudsid ajas hiljem järgi. Aga et kui sul on sellised investorid usuvad sellesse, mida sa teed ja nad usuvad su loosse ja nad päriselt ju näevad, mis meie siis selle projektide pipeline'iga juhtub, et kuidas me seda menetleme, siis see ongi see põhjus, miks meile seda raha antakse. Et energeetikas on viimane 3 aastat näidanud seda, et see inimaspekt on vast üks kõige olulisemaid. Et kuna need projekte üldse pole ja inimesed need projekte teevad, siis inimestele tuleb anda see võimalus, et projektid tuua ja me siis Sunlys üritame seda teha. Aga võib-olla nagu selle nurga alt vaadata, et kui siin on teil turul Eesti, Läti, Leedu ja seda te juba mainisite, et Poola on lihtsalt mõõtmatult suurem turg. Aga muus osas ütleme näiteks kultuurilised mingid vahed, kuidas seal seda rohemajandust arendada. Mida te oskaksite välja tuua mingid huvitavad juhtumised või mingid kogemused, et mis poolest nagu need riigid kõige erinevamad on? Ma nagu räägiks siis trendidest, et mida ma näinud olen, mitte nagu sellest, et ma ei tea, kas need nagu muus osas nagu päriselt esinevad ka. Aga vaadata nagu sellist täna eriti Lätis, Leedus, Poolas ühiskonnad mõistavad kuidagi ühtemoodi seda Venemaa aspekti, Vene gaasi aspekti. Pärast seda see trend on väga tugevalt muutunud. Ka need, kes olid enne nii-öelda taastuvenergia vastu, siis seal ikkagi andis see Putini toon väga tugevalt nagu tooni, et me siin tegeleme ka Vene maagaasi asendamisega nii-öelda taastuvenergia või üldse elektrienergia sektoris. Ja sealt on ikkagi see tendents on nagu väga tugevalt sinna suunas, et see on üks lahendusi, ajaenergeetika on üks lahendusi, kuidas me saaksime seda teha ise, võimalikult oma kodu lähedale. Tegelikult Ukraina näide näitas ka seda, et päiksepaneeli ala võib saada ju ka vigastada nii-öelda sõjategevuse käigus, aga elektrijaam jääb nii kaua tööle, kui ta nii-öelda võrku annab.
et kui tavaline suur elektrijaam saab siis samamoodi vigastatud, siis ta lakkab nagu terves ulatuses töölt nii-öelda ja Ukraina on väga palju näidanud seda, kuidas akutehnoloogiad, päiksetehnoloogiad nagu kas või sõjategevuses või ütleme siis julgeoleku küsimuses nagu tegelikult aitavad ühiskonda. Ja see trend on nagu nendes riikides hästi nagu huvitav. Eestis on see on huvitav, et vaadates ka, kui vähe religioonne Eesti on, siis meil on see spekter hästi lai, et mis põhjusel nagu keegi pooldab taastuvenergeetikat nagu. Et Poola näitena on justkui nagu see, et kui sa oled nagu katoliku riik, kui sul ülevalt poolt alla öeldakse, et sul on vaja, siis et nii-öelda ühiskonnal mitte otseselt ja keegi nooguta nagu kaasa, aga sellest sõnumist saadakse aru, et minu roll näiteks on siitmaalt siiamaani ja jah, ma saan kaasa rääkida, olla vastu, aga siis kui on otsustatud, siis on otsustatud. Et need näited on nagu, mis tulevad väga kaugelt meie nagu kas kultuurist või religioonist, need natukene nagu paistavad erinevates riikides ikkagi välja. Mida religioossem on riik, seda rohkem on seda, kui otsus on kuskil tasandil langetatud, siis liigutakse sinna poole rohkem ühiselt, et ei esitata nagu alati selliseid valge laeva probleeme näiteks või valge laeva lahendusi. Ma nimetan valge laeva lahendustaks energeetikas neid tehnoloogiaid, mida täna pole olemas, mida meile müüakse kui tõeseid, aga ainult üksi selle pärast, et müüa meile lootust, aga mitte lahendust. Et jah, et väga huvitav, ütleme niimoodi, et see ongi see minu nagu võrdlus, mida mulle täna väga tugevalt välja paistab. Võib-olla lühidalt välja tuua, mis võiks Eestis olla see valglaeva lahendus? Kas vesinik? Vesinik on kindlasti üks asi, mis on täiesti utoopiline, mis on seadnud ohtu kogu siis sellise rohepöörde temaatika üldse. Et see on hästi huvitav, et selle pika perioodi jooksul, kus mina taastuvenergeetikaga tegelenud olen, on tulnud alati mingiseid teemasid, mis pidid nagu ära lahendama kõik meie probleemid. Ja vesinik on üks nendest, mis on lahendus. Ärme saa sellest valesti aru, et meil on nii-öelda vesiniku maailmaturg on üsna suur ja seal on väga palju potentsiaali. Aga rääkida ära seda, et teda saaks hakata massiliselt näiteks Eestis nii-öelda tootma ja kasutama, siis vesinik on väga transporditundlik, ehk siis, et kuhu sa teda transpordid siit. Ja teine teema on siis selles, et mis selle kogu ahela nagu kasutegur on. Et nagu Eesti on küll nii väike, et meil ei ole vaja siin toota vesinikku, et panna siis see vesinik bussidesse näiteks ja liigutada inimesi ringi, et samasti me võime panna need akudesse ja liigutada inimesi ringi ja kogu tsükli kasutegur on oluliselt suurem. Ja Eestis, kui vaadata, nagu mis on täna vesinikuturg, siis isegi võrreldes, ärme lähe väga kaugele Baltikumist, võrreldes nagu Leeduga, kus kohas on rafineerimistehas, kus kütuseid rafineeritakse, kus on vesinikku päriselt vaja, siis Eestis on see tühine osa. Et selle asendamiseks meil nüüd küll ei ole isegi tuuleparki vaja, võib-olla tuulikut. Et need on need aspektid, mis on nagu toodud nagu meile ette ja mis tegelikult naeruvääristavad selle teema nagu olulisust, et nad ei paku terviklahendust, näiteks transpordis vesiniku näitel on ikkagi need autode kasutegurid on võib-olla, ütleme, ärme nüüd liiga tee, et sama suured kui siis sisepõlemismootoril on. Paned kütuse sisse, enamus läheb nagu ütleme, kogu ahela mõttes läheb kaduma kuhugi mujale kui sellesse tegevusse, millest tema algne eesmärk oli. Elektritranspordis on see oluliselt lihtsam, et kogu liini kasutegur kuni siis selle auto laadimispunktini, see on kõrge ja siis sul on veel omakorda see, et elektriautos ütleme, suurem osa läheb ikkagi ratastesse, et liigutada inimest punktist A punkti B. Et energeetikas väga paljudes segmentides kehtib ikkagi füüsika ja see on mingil põhjusel üks asi, mida me nagu üldistuste tõttu nagu unustame ära. Et räägime ikkagi kasuteguritest ja kui palju näiteks, et kui tahta nagu vesiniku transpordile üle minna, siis palju me peame tuulikuid ehitama ja palju me omakorda peame selle tõttu tooma maasest nagu metalle, et need tuulikuid ehitada välja. Me saaks oluliselt vähemate tuulikutega hakkama, sest et lihtsalt, et me peame mõtlema selle peale ka, et minu soov ei ole saata, mis on ka väga järgmine populistlik statement või mida kasutatakse, on see, et kas sa nüüd arvad, et me peaksime koopasse tagasi minema, et ei, ma ei arva, et me peaks koopasse tagasi minema, me peaks lihtsalt mõtlema selle peale, kuidas me
nii-öelda need seadmed, mis meie ümber on, et mõtleme kas või 20 aastat tagasi, et LED-lampe siin nagu laes ei ole, et siin stuudios on LED-lambid praegu. Et kui me nagu mõtestame niimoodi edasi, et mida me kõik edasi teeme, et kuidas me nagu iga sammuga veel vähem energiat tarbime, siis see kõver ei pea kasvama, aga siis nagu järgmine teema on, aga siis inimesed ütlevad, et aga miks me taastuvenergiaga peame tegelema, siis ma ütlen, et füüsika kehtib ka seal teises otsas, et iga asi, mis on töötab ja käib ringi, see laguneb lõpuks ära. Ja ka meie need elektrijaamad, mis me oleme siin Eestis ehitanud, need on meie vanaisade poolt või nende generatsiooni poolt ehitatud, et järsku laseks neist lahti, et nad isegi ei suuda töötada enam. Ja need on vaja millegagi ära asendada. Nii et see mõtlemine peaks olema kahest otsast. Ja positiivne aspekt ka mõni sisse tuua, et noh, kui mõni nii-öelda minu isa vanune siis, ehk siis üle 60-aastane meesterahvas räägib siis rohepöördest ja negatiivses võtmes, et see on rohehullus, siis näiteks huvitav on see, et kui neilt küsida, et mida nad sellel silmas peavad, siis näiteks tuulikuid nad enam sinna potti ei pane. Et nad panevad sinna potti kõike muud, aga ja nagu tuuleenergia on nagu suur energeetika. Aga 20 aastat tagasi, või ütleme siis 2005 aasta, kui Eesti Energial oli võimalus esimest korda taastuvenergiasse suurelt sisse minna, kui tekkis Nelja-energia, siis tollel ajal räägiti tuulikutest kui vurridest. Et samasugune mentaliteet, et ma arvan, et see on üks laiem niisugune üle kesk- ja meeste probleem üldse, et ma loodan, et ma ise kunagi lange sinna tasandile. Okei, ma korra lihtsalt küsin, et meretuuleparkidega seoses, et siin on mingisugused alad riik pannud oksjonile. Nüüd Liivi 2 on oksjonil, te osalesite, tegite selle hoonestusloo asja seal ära, aga oksjonile ei läinud. Miks? Selle esimene suur põhjus on see, et me näeme, et maismaal on potentsiaali täna enne kõike. Et kui me räägime 2030 eesmärkide saavutamisest, siis hästi lihtne statement on see, et maismaal on 2 korda odavam ehitada, ühiskonnal on see ka 2 korda odavam, sellepärast et võrgud on seal kohe lähedal. Ja kui me räägime nendest oksjonitest, siis tuleb mitu oksjonit olemas. Sandril on ka teatud huvialad, kõikide huvialadega või paljastamisega ja tegeledes on oksjoni nii-öelda projektid. Aga kõik need projektid ikkagi suure tõenäosusega osalevad Eesti Energia majanduse plaanides 20-30+. Et olenemata, mida kõik räägivad, siis sama tehnilised probleemid ja see kõik, mis ma enne kirjeldasin, on seal palju suuremalt esil. Et palju on isegi nendel aastatel laevu, mis suudavad selliseid asju ehitada sinna, et maismaa tuulepargi juurde saad sa jala minna, aga seal on palju rohkem ja palju komplekssemad probleemid. Ja sellega seotud on riskid ja kui me võtame neid riske arvesse ja mõtleme, et me peaksime täna nagu Eesti riigile maksma miljoneid ja kusjuures teadmata veel, kas me selle loa saame, siis praegu vaadates, mis finantsmaailma seisud ka on, ei ole see võib-olla kõige õigem aeg. Aga see ei tähenda ka omakorda öelda seda, et me ei teeks kuskile pakkumist. Mitu oksjonit on tulemas ja me ikkagi teeme, et me oleme peamiselt olnud täna arendamistes üldse nendes alades ka, kus kohas oksjonid ei ole nagu ette nähtud, aga et ütleme, meie vaates näiteks Hiiu mereala on üks palju mõistlikum mereala, millele leida rakendust kui see ala seal. Et seal on liiga palju nüansse meie poolt vaadatuna, mille pärast see koht ei ole kõige parem. Et tuuleparke nagu merel ei pea alati ehitama sinna kohta, kus kohast on nagu võrgule kõige lähemal. Et seal on nagu muid detaile ka, mis Liivi lahes on. Et need meretuulepargid, et seal midagi päriselt juhtuma ei hakka enne 2030. Ma arvan, et erinevad osapooled ütlevad sulle erinevaid numbreid, aga mina ja hästi lihtne oleks ju praegu öelda, et Sanli ka kindlasti 28 midagi teeb ja et ma ei tea, kaua teil arhiiv püsti on, et kas keegi saab mulle järgi tulla, aga ma arvan, et palju ausam on täna öelda seda, et mõistlikum on maismaad vaadata rahalistes mõttes, ühiskonna mõttes, sest et suure tõenäosusega on nendel projektidel kõigil, mis seal merel on ka mingi vaade sellele, kuidas me ühiskonnana peaksime seda toetama. Et me võime küll siin rääkida, et mingi ettevõte küsib meretuulepargile toetust, aga me räägime iseenda rahast tegelikult. Et
ma arvan, et see potentsiaal, millest ma rääkisin enne miljarditesse ja maismaale, et sellest on ka võita, see annab väga paljudele inimestele väga palju tööd. Aga merel me peame arvestama ka sellega, et meil ei ole sellist laevastikku, meil ei ole sellist sadamat ja kõiki muid aspekte ka. Ja kuni sinnamaani välja, et need tehased, mis toodavad meretuulikud, ei ole samad tehased, mis toodavad maismatuulikuid ja sinna maani välja, et väga palju meretuule projekte maailmas tahavad just valmis saada 2028. aastaks ja me juba teame ette, et need tehased, kes neid ehitavad, nad on öelnud, et nemad küll oma mahte suuremaks ei tee, et kui see on udujutt, siis see on nende nii-öelda, siis hakatakse vaatama, mis on Vestase aktsiahind või Siemens Gamesa, kelles on juba täna niigi hädas, et mis on nende nii-öelda ettevõtete väärtused. On ju. Et kuna nad eelmine tsükli tegid selle vea läbi, siis nad ei korda seda. Et seal on hästi palju riske, millest võib pikalt rääkida. Ja maismaal on Excel on ikkagi toetab seda äri. Maismaal toetab, merele on see küsimus, et miks me tahaksime kohe minna kõige kallima lahenduse juurde. Me tahame elektrit ja siis meil on nagu mitu erinevat lahendust, mis viiksid meid punktist A punkti B, aga mere puhul kuidagi räägitakse meile kuidagi erakordselt suurest töötajate kogusest, aga minu küsimus on see, et kes tegeleb sellega, et täna oleks inimestel töökohad olemas ja kes mõtleks, et homme, ehk siis järgmine, ülejärgmine aasta oleks see ka nii. Et neid asju tahetakse väga tihti ühte potti panna. Aga rääkides Sunlyst ja aastast 2030, kus te siis olete, kui suur on teie turuosa? Turuosa on selline meeldiv asi, millest tahaks rääkida, et energeetika on selline, elektrienergeetikas on marginaalipõhine turg, ehk siis täpselt see, kes suudab alguses kõige suurema osa sinna saada turule. Ehk siis ütleme niimoodi, et kui see on turuhoone võrdlused, siis kellel on kõige rohkem kartulile lette, see saab kartulit müüa. Et siin ei ole ainult see küsimus, et mis hinnaga kartulit. Et meie ajame taga ikkagi seda 4,6, millest siis üle poole gigavattidest oleks ikkagi Baltikumis ja tollaks momendiks 2030. aastaks, kui teised turuosalised loodetavasti ka kasvavad, siis meie turuosa peaks olema mõistlik ikkagi. Ehk siis mõistlikuks me peame kuskil niukast 15% nagu erinevates riikides ja võib-olla Poolas natuke rohkem, aga jah, turuosa suurustest on nagu niimoodi keeruline rääkida, palju lihtsam on rääkida, et me üritame olla eesjooksed, üritame, et meie projektid saaksid valmis ja valmis tähendab mitte ainult siis seda, et nad on paberil valmis, vaid et me oleme leidnud ka sellele kõige paremad rahastajad ja et me saaksime seda päriselt ehitama hakata. Et hästi palju detaile on ja 2030. aastaks 4,6 gigavatist peaks olema juba 80% rohkem ehituses. Nii et umbes nii ta on. Et meil on alati, et kui me kinnitame oma majandusaasta, järgmist majandusaastat, siis me strateegiliselt vaatame iga aasta oma strateegiat üle. Ja siis me vaatame üle, mida meie konkurendid teevad ja kui kiiresti nemad ennast liigutavad. Viskaks siis selle pulga enda konkurentide kapsaaeda, et kuulge, et kust olete, et tulge järgi. Hakkake liigutama. Võib-olla selle dilemma lahendaks ka lühidalt ära, et roheenergeetikas on hästi nagu oluline mure ju see, kui sõltuvad me oleme toorainete mõttes Hiinast näiteks, päiksepaneelid, akutehnoloogia. Kuidas Sunly seda lahendanud on või kavatseb lahendada? Meil on täna nii, et Sunly on nii-öelda siis ütleme ESG ettevõte, nii nagu mõistena seda tahetakse laiendalt vaadelda, aga ma arvan, mis on oluline, mis on olnud kogu aeg finantseerimis oluline, on see, et orjatööjõu kasutamine, keskkonna mõistlik kasutamine, et need aspektid oleks arvesse võetud ja selle tagajärjel, kui me räägime paneelide maailmast, siis me oleme uurinud kõik erinevaid alternatiive, aga üks asi, millele me oleme ise jõudnud, et kui me võrdleme üldse seda sektorit, et Sunly on energeetikasektoris tegutsev ettevõte. Kui palju on tooteid ja pooltooteid, mis on pärit Hiinast täna ja ärme räägi ainult päikseenergeetikast, siis neid on väga palju. Ühes tuulikus on kindlasti mitmeid kriitilisi komponente, mis on Hiinast toodetud, pooltooteid. Ja päikse puhul on see lihtne on see, et päike on kõige rohkem läbi uuritud. Ta on läbi uuritud selle aspekti tõttu, et Hiina
ja uiguuri alade nagu suhe ja ütleme siis kuidagi me ise näiteks Sunlyst tajume seda, et teatud aspektides kuidagi siis uiguuride probleem on nagu täna nagu rohkem esile tõstetud kui mõne muu piirkonna näiteks siis sektorid, kus kohas inimesed tegutsevad kas siis oma tahtmata või siis nad ei ole selle ealised, keda me sooviksime aktsepteerida või nad saavad selle töö eest lubamatult väikest palka. Siis need piirkondade maailmas on veel, et kui sa päriselt tahad oma tarneahelates selgust saada, siis sa pead ikkagi minema. Et sektori sees on ka see, et väga palju päikseenergeetika kritiseerimist on. See, et Vestas või Siemens Gamesa toodab oma tuulikud, paneb kokku Euroopas või kui keegi paneb kokku oma auto siin Euroopas ja siis müüb selle siin klientidele, ei tähenda seda, et see auto ei koosneks peamiselt Hiina komponentidest. Et selles mõttes me peaks olema nagu oma nõudmistes, et me soovime teha ühtesugust liigutust, peaksime siis seda tegema läbi mõtestatult ja Sunly on teinud seda täna niimoodi, et me oleme oma tarnereeglites kokku leppinud, milliseid tarnijaid me täna praegusel perioodil ei kasuta, sellepärast et see ei ole meil aktsepteeritav. Meie ei ole läinud, et valinud, et kas see on Hiina, et me oleme valinud, et need, kes ei vasta meie nõuetele, neid me ei kasuta. Et see on natukene, Sunly sees on see natuke laiem temaatika. Ja teatud kohtades ei ole see üldse seotud sellega, kas näiteks finantsasutus annab sulle laenu või ei anna. Et teatud pangad, kes siis võiksid olla need kõige odavamad laenuandjad, nendel on ainult Hiina suunitlus ja väga kindlad nagu piirkonnad või väga kindlad tootjad. Nii et see on nagu, see risk on tegelikult igas segmendis olemas. Mingil põhjusel energeetikas lihtsalt on ta hästi tugevalt päikseenergeetikasse sisse toodud. Et ma olen näinud ka investoreid, kes tahab investeerida päiksesektorisse, aga ta ei taha, et seal oleks ühtegi Hiina komponenti. Ja vastus on selles, et sellist asja ei saa ehitada. Et lihtsalt nagu nii ongi, et sa võid paberi peal oma ootused kirja panna, aga vastu vaatab sul see, et sa siis lihtsalt pead ise otsustama, et näiteks ei tegutse päikseenergeetika valdkonnas. Et Sunly võib öelda, et me tegeleme päike, tuul, salvestus ja pump, hüdro ja siis innovatsiooni valdkonnas, ehk siis investeerime startupidesse ka. Aga nendes siis, et me oleme näiteks otsustanud, et biomassi põletamisega Sunly ei tegele. Et see on ka niisugune aspekt, mis on ka väga oluline küsimuses, et võrdlus see, et Hiina tooted, komponendid kuni sinnamaani välja, et ütleme niimoodi, et puidu põletamisest ma võin otsa öelda, ma ei saa aru. Aga sellest Hiina teema küsimuses ja uiguuri alades, seal ma saan aru, mida ma teha saan. Ilma selleta, et mul puuduks nagu riigivõim. Et ma võin küsida oma äripartnerilt, et kuule, kus tehastes sul need komponendid tulevad, ma võin seda ka auditeerida, see on minu jaoks arusaadav tegevus. Aga mul puudub nagu see võime näiteks, et kui keegi mulle valetab või midagi, et siis talle järgi minna, et riikidel on enamasti selline võime, aga aeg-ajalt nagu riigid ja finantsasutused ütlevad mulle justkui nagu seda, et ma peaksin olema see policing nagu power, et ma peaks olema nii kohtunik, politseiametnik, et mina pean ettevõttena selle rolli võtma. Ma arvan, ma ei saa niimoodi teha, et ma ei saa eeldada, et iga kord, kui ma ruumi lähen, siis kõik on vargad või iga kord, et kõik on orjapidajad. Et kui me niimoodi tahaks majandust üles ehitada, siis läheks üsna keeruliseks. Aga ma arvan, et siinkohal ongi paslik tõmmata saatele joon alla ja küsida ärikäigu traditsiooniline lõpuküsimus. Mis on Sunly kõige lahedam tiimiüritus olnud või kas te tähistate suvepäevi või mis te teete? Ma arvan, meie kõige lahedam kogemus on olnud see, et me oleme väga palju oma suvepäevi tegelikult pidanud kõik ühes kohas. Ja eelmine aasta oli siis esimene kord, kus me tegime seda Poolas ja sellel kaalutlusel just, et meil on Poolas nagu füüsiliselt rohkem töötajaid kui Baltikumis, et me siis läksime sinna, et see oli igas mõttes nagu mõistlikum. Aga ma arvan, et üks lahedamaid osa see ongi see, et me oleme enamus oma suvepäevi pidanud Saaremaal. Ja kogu Saaremaa kuidagi siis ka läbi käinud. Siis sa võid pidada siis hakata pidama siis selliseid väikseid nagu juubeleid. Et see näitab, kui oluline on energeetikas kokkutöötav tiim ja kui on valus, siis kuidas selliseid probleeme lahendatakse, aga kuidas ka tähistatakse, et
ma arvan, et väga palju neid suvepäevad on olnud meie jaoks ikkagi see, kuidas kogu aeg brainstormida, et kuidas edasi. Et kuidas me strateegiliselt edasi läheme, et kui sa muidu aasta läbi teed nii-öelda tööd, siis seal on nagu see, ma arvan, et kui võtta nagu niimoodi, siis Sunlyga sündis nii-öelda 4 energia suvepäevadel, on ju. Ja kindlasti ei ole oluline, kus see on ja millised nagu tiimiüritused seal toimuvad, vaid et ongi, et see on üks hea näide. Kui sul suvepäevadel on hea olla, siis tegelikult ja kui sa seal ka nii-öelda võimestad läbi tegevuste neid inimesi läbi koos olemise, siis sa jõuad sellisesse kohta, nagu Sunly täna on, et väga paljud inimesed, kes on meil alustanud nii-öelda üle 10 aasta tagasi, töötavad meiega ikka veel. Aga aitäh, Priit Lepassepp, saatesse tulemast, palju päikest ja tuult Sunlyle. Ja, aitäh teile. Ja aitäh ka kõikidele kuulajatele. Ärikäik.